Tere taas! Toimetame siis jälle kupee kallal. Et võrreldes eelmise korraga on siis ka potialust nüüd pestud. Omanik käis tegi natuke roostetõrjet ja värvis siit üle ka need kohad. Eks siis on uuesti kõik ilusti valge. Mina alustasin täna siis selle piduri võimendi eemaldusega. Et see käib 3 poldiga siit august ära. Neid 3 polti tuleb autos sees pool keerata. Et miks ma ta siis ära võtsin? Seda siis sellepärast, et see võimaldab meil ligipääsu juhtmetele. Et siin on need klambrid, nad täpselt selle panni taga kinni. Lisaks sellele siit nad keeravad läbi kere. Ja kui see kõik siin ees on, siis on suht võimatu neid asju nagu katsuda. Veel vähem see neid juhtmeid läbi ajada. Aga nüüd ongi siis nii, et gaasitrossi ma võtan ka veel ära. See läheb ka vahetusse. Ja siis ma proovin need juhtmed kõik välja ajada. Et siis saab platsi puhtaks. Ja edasi peale juhtmete eemaldust võtame ka selle aku kasti siit ära. Hetkel on siis haamer ja meisel abilised. Trelliga tegin siia, õigemini puuriga, olgem täpsed, tegin augud ette. Ennem puhastasin traatharjaga selle kereliimi ära. Siis leidsin need kohad, kus ta hakkab jooksma. Ja siis järjest ongi. Klopsid selle meisli siia vahele ja õõrnalt murrad neid kohti lahti. Siin on mingisugune natuke paksem koht. Selle peab täitsa relaka otsa panema lihvketta ja selle maha käima. Mingisugune paksem, mingi imelik koht on siin. Aga kui selle kasti kätte saab, siis tuleks tegelikult kereliimiga need kohad üle teha ja siis saab pärast ka üle värvida. Aga natuke on veel siit teha. Et siin on siis näha, need augukohad on mul üles otsitud, ette puuritud, et siit toksime edasi ja nii ta läheb. Nüüd ongi siis see akukastike käes. Et valmistasin siin ka kõik ette ära. Tegin kõik puhtaks. Et siin ongi, et siia jäi üks siuke auk. See tuleks ilusti kereliimiga ära täita. Siis haljas metall juba epoga ja siis juba ära värvida. Et siis on niimoodi, et ei saagi aru, et siin kunagi oleks akukast olnud. Nüüd siis see osa on tehtud. Liigume siis edasi selle juhtmepundi juurde. Siit ma teen seest poolt otsad lahti ja siis ma saan kõik selle tõmmata välja minema. Aga seniks ma pean natuke seest poolt lammutama. Ning tegelikult kõige lihtsam on siit see plasmask ära võtta, siis ma saan kaitsmekarbi tõsta välja. Siis ei sega mind. Vahepeal võtsin selle kojamehe siit pealt ära. Et siis saame siit siia juhtmetele paremini ligi. Teeme selle plasmassi siit ära. Lisaks selle kaane, ma tegin selle kaane juba lahti, see kaan tuleb lükata natuke siia poole, siis ta tuleb siit hingede pealt maha. Ja nüüd siis on kogu kaitsmekarp ilusti näha. Siin servades on 2 sükest klambrit, need tuleb lahti lükata. Siin pool ka. Ja siis saab selle välja siit tõsta. Siis saab paremini juhtmetele ligi. Ja siit sai siis selle kasti välja tõsta. Siis see tagas ligipääsu siia allapoole. Et siis on nagu vähe normaalsem näha neid klemme siit alt. Mitte ei pea tunde järgi. Aga nüüd ongi jõutud siia punkti, kus on kõik vana eemaldatud. Ehk siis see vana mootori juhtmestik tuli sealt august. Võtsin selle ära. See tuli kõik välja poole. Et siit maalt alates tuleb hakata siis nüüd asju tagasi panema. Et midagi üleliigset enam ära võtta pole. Ja nüüd on siis aeg hakata ehitama. Siin on siis nüüd see Aani mootori juhtmestik. Sisuliselt kõik alates sellest punktist, mis siin näha on, tuleb ajada sealt väikesest august läbi. Vaatame korra teiselt poolt ka. Et sisuliselt see sama auk, kus siin juba esimene ajupistik on läbi mul pandud. Et läbi selle augu tuleb siis kõik need juhtmed sisse saada. Et see on siuke väga vahva tegevus. Aga põhimõtteliselt see ongi kõige raskem osa veel, mis on selle swapi juures jäänud. Et kui selle juhtmestiku saab peale aetud, siis edasi on juba tunduvalt lihtsam see kõik.
No nii, vahepeal siis on siin see värvitöö tehtud. Et siin ei saagi enam aru, et kast on ära tõmmatud. Lükkasin siis kütsitorud ka paika. Siis on see musta markeriga tähistatud on mul pealevool, et mul endal on lihtsam meeles pidada. Nii, pidurivõimu lükkasin ka tagasi, juhtmed tõstsin eest ära, et oleks maksimum vaba ruum siin ümber mootori polte keerata. Roolivõimutoru tõstsin ka eest ära. Sisuliselt ongi ettevalmistus tehtud, et järgmine samm ongi siis nüüd kraanaga see 2.2 mootor siia peale tõsta. Ja ongi mootor peal. Nüüd siis ongi siia radikas ette, nina plekk tagasi, mootorile kõik juhtmed, jahutusvoolikud, õhuvoolikud külge. Ja eks varsti saab äkki käima ka panna. Vahepeal olen siis usinasti siin kokku pannud. Ma ei mäletagi, kus ma viimane klipp pooleli jäi, sest osad klipid läksid vahepeal kaduma. Ma üritan kuidagi loomulikult selle kokku panna, et tunduks loogiline. Aga räägin siis lähemalt, et põhiasjad on paigas, ehk siis mida on mootoril vaja, et käima minna, on vaja õhku. Seda ta saab siis siit läbi drosseli ja läbi tühikäigumootori hetkel. Praegu on testimisfaas. Ilmselgelt auto ei ole veel lõpuni komplekteeritud. Et eesmärk on proovida, et auto käima läheb. Et meil siiamaani kõik on nagu õigesti tehtud. Siis rihma meile puutunud, see on vahetatud. Sellega on kõik timm. Siis on vaja kütust. Kütusetorud on siin taga. Need on sealt, need jäävad sinna catchcan'i taha peitu. Kütus on ühendatud, õhku saab, kütet saab, ajastus on õige. Seega viimane asi, mida vaja on, siis meil on vaja elektrit, ehk siis need süütepoolid annaks sädet. Selle osa ühendasime seest ära. Vaatame korra sisse ka. Nii, seest on väga laiale enam ei ole. Siia keskele lisakellad värgid tagasi panna. Siia selle OBD diagnosti ma peidan ka ära kuhugi. Tuhatoosi võib-olla või mõtlen, kuhu ta mul siin ulatab. Siis siit poolt on, see on ABS-i jaoks OBD, seda me natuke pikendama, et tuua ta siia keskele välja. Ja see peenike ots, mis ripub, on launch kontrolli jaoks, aga võimalik, et ma jätan selle hetkel lahti, sest eelmine katt, mis ma siia alla panin, see on juba puruks lastud ja kuna autoga tuleb minna ülevaatusele, siis oleks tark vältida seda, ehk ühesõnaga pigem ma jätan selle pistiku lahti, sest praegu läheb originaalkatte alla ja need on juba väga väärtuslikud. Enne mainisin siis, et salongis seda launchi hetkel ära ei ühenda. Ma näitan ka siis, et mis siis juhtub, kui on katte all ja launchi kasutada. Järgi jääb siis siukene killustik. See ilmselgelt heitgaase enam nagu läbi ei töötle. Ühesõnaga siukse katiga kahjuks ülevaatused läbi ei saa. Seega see lendab vanarauda. Ja hetkel siis jääb siis launch niimoodi, et me ei pane seda külge. Nii, aga enne kui ma hakkan käima proovima panna, panen ma ka siis selle kati alla. See on siis originaalkatt, selle 2.3 mootori oma. Siia on siis otsa keevitatud üleminek. See üleminek läheb siis kokku selle 3-tollise downpipe'iga, mis meil siin auto all on. Lähme kohe auto alla ka. Et siit sellega läheb siis kokku ilusti ja seal, kus on see teine toru, et sinna sisse läheb, siis see on juba tehase ühendus. Ja selle koha ma jätsin ka enam-vähem põhimõtteliselt on tehase ühendus oli samas kohas. Et katil ma lõikasin just flantsi maha ja siis sai kokku keevitada. Katt on paigas. Panin paika ilusti ära. Enam-vähem täpselt originaal koha peal. Kuna tagumine osa on sama koha peal, siis ma tegelikult sain teda lükata veits taha poole, siis ta läks rohkem sinna käigukasti kõrvale peitu.
et siis ei ole ohtu seda auto alt ära sõita. Aga nüüd vast olekski aeg proovida, kas ta pauku ka teeb. Nagu näha, läks täitsa käima. Töötab mõnusalt vaikselt. Ega ma kaua ei lase. Lihtsalt ongi, korra vaatame, et käib. Tundub, et kõik on timm. Ja nüüd võime ta siis ilmselt kinni keerata. Nagu näha, sees ta näitab, et meil ei ole õhutusvedelikku. Ma tean isegi seda, sest meil ei ole isegi radiaatorit. Aga aitab küll. Täpselt 3 minutit sellest, kui aku peale panime. Nii. Aga ilmselt siinkohal siis selle teise episoodiga lõpetaks. Või tegelikult ma näitan üht-teist veel. Et miks see asi siin kõik nii kaua aega on võtnud, sest ma kõrvalt tegelen selle osaga, mis mul siis sinna kapoti taguse seina taha jääb. Et lähme piilume korra sinna ka. Seal on ka üht-teist upgrade itud. Nii, lähme siis siia kõrvalruumi. Viimati vist vaatasime siia äkki siis, kui siin oli põrand valatud. Nii, aga. Läheme tule põlema. Tada! Siin siis olen vaikselt sisse seadnud asju. Seinad ära värvinud. Mõned elektriasjad pand. Pistikupesasid on vaja ka veel juurde, hetkel on ainult mul 2 tükki siin. Sinna seina ma tahan neid juurde saada. Aga muidu on siuke värk, et uks käib ikkagi kinni ka. Siuke peen värk. Nii, siin on ka mõned asjad, need ma koristan ära veel. Sisuliselt oleme proovinud, auto mahub ka sisse. Et selles mõttes on kõik tipp-topp. Laiuse mõttes visuaalselt algul tundus see ruum kitsam kui vana garaaž, aga tegelikkuses ma panen ühe pildi nendest samadest riiulitest. Reaalselt vahe oli 3-4 sentimeetrit. Et sisuliselt jah, sealt otsast saagisin 3-4 senti maha ja läks see riiul paika. Et seega me ei kaotanud väga midagi. Siin on kõik rulood, spetsvärk. Aken, vale pidi. Aken saab lahti ka teha. Teine ruloo käib küles. Võtmete osa on samamoodi nagu eelmises garaažis oli. Aga jah, siis selle riiulus näib natuke suuremaks aknalaua arvelt. Ja siin on kõik see stuff, mis mul teises garaažis oli nende samade riiulite peal. Ehk siis nüüd ma tegelikult natuke pean inventuuri tegema. Mida mul on päriselt igapäevaselt vaja ja mis on siis sellised asjad, mis võivad ka olla kasti sees ja koos selle kastiga kuskil riiule all, et kui vaja tõmban välja ja otsin sealt, mis tarvis. Pigem need ongi mingisugused erinevad stutsid ja mingid siuksed teemad ja poldid ja asjad, mida iga päev nagu kohe vaja ei lähe. Aga selline see ruumiki on. Ise ma olen nagu rahul sellega. Miks jäid need lauad värvimata? See on see sama, mida ma eelmises videos vast mainisin. Või eelmine kord, kui me sellest garaažist rääkisime. Et esimene mõte oli siit vahelt need ära võtta, auk teha. Nüüd ma olen seda mõtet natuke edasi arendanud. Mõelnud, et võib-olla ma saaks äkki need ümber ehitada ukseks. Et siis, kui on vajadust, saab siit selle ruumi nagu eraldi kokku panna. Et siis oleks võib-olla ka siuke mõte. Aga enamus ajast nagu tahaks nagu lahti hoida, et siis selle arvelt, kui auto on siin ilusti keskel, on palju rohkem ruumi hoida auto luksi lahti. Aga siinkohal vast siis lõpetaks ja järgmine kord jätkame siis kupee sisu ja välimuse komplekteerimisega.